ta kindlasti raputab kogu sektorit ja see raputus võib-olla ei toimu nii järsult, nagu me seda mõne muu muutusega või AI tehisintellekti siis muutustega oleme justkui varem kogenud, siis näha on seda, et see on fakt, et need maaklerid, kes kasutavad tehisintellekti, need lihtsalt jõuavad rohkemate inimesteni, olles oma turundusteksti koostamine on muutunud nii palju lihtsamaks, kergemaks, kui ka müügikuulutuste, kui ka, ma ei tea, videosisu, sest teed näiteks reklaamvideo, siis ilmselgelt AI saab sind aidata selles osas, andes talle väga hea prompti ja sisendi. Siis kogu selle näiteks CRM-i haldamine, mina kasutan ka oma nii-öelda kõikide nii-öelda ostjate, müüjate, potentsiaalsete müüjate, üüriliste, üürnike, üürileandjate ja kõikide muude oma kontaktvõrgustike, kellega mul on kinnisvara teemas nagu avatud suhtlus, siis nende haldamiseks ma kasutan tehisintellekti. Võtan oma telefoni välja, ütlen talle, üks viis on ju muidugi arvutus saab ka kõike teha ise oma näpuliigutustega, siis ma loen talle või räägin talle voice'i, saan talle voice'i Telegrami kaudu ja sealt kaudu tema teeb siis vastavad muudatused minu tabelites, süsteemides ja seeläbi mina aega kokku ja annan talle konkreetse märku, näiteks autos helistab mulle keegi potentsiaalne müüja, et kuule, et teeme esmaspäeva kohtumise või et ma ei tea, 2 kuu pärast alles saan müüa, mul on praegu mingi asi vaja ära teha või ma olen välismaal. Siis ma mingi okei, ma panen selle kirja, et see ei lähe mul meelest ära, et ma 2 kuu pärast talle helistan, sest ta võib-olla ise helistas, siis ta mõtleb, ma ei tea, äkki ta ei ole huvitatud, nagu ta ei ole minuga suhelnud, on ju, ta ei ole ka minuga ja siis tuleb järsku kuskilt mingi 3. inimene ja ütleb, et kuule, ma võin müüa ja siis sa oled nagu ilma. Et sa pead olema ikkagi nii-öelda on time, ehk siis isegi in time on parem, et see on natukene ette, kui tema jõuab juba kahtlema hakata, et kas Toomas on õige, siis sa juba lähened ja juba võtad ta sabast kinni, juba tood mingi teema, juba näitad oma kvalifikatsioone, oma ekspertiisi ja seetõttu on hästi oluline, et me haldaksime väga täpselt ja teadlikult oma siis nagu seda võrgustikku ja kellega meil need suhted on loodud, mis tõttu AI seda väga hästi tänasel hetkel suudab teha erinevate siis API-de nii-öelda abil.